Tegemist on ühekohalise 4-veolise ATV-ga. See on eeskätt mõeldud majapidamistööde lihtsustamiseks, lume lükkamiseks, kärru vedamiseks, mis iganes kodus vaja teha on. Soovita ideaalselt loomulikult ka matkasõitudeks, aga meie proovime täna sellest tuunida rajamasina. Enne kui sihukest sõidukit üldse tuunima hakata, peaks endale selgeks tegema, et mis selle tuuningu mõte on. Kas sellele tahetakse lihtsalt välimust ja atraktiivsust visuaalselt anda või tahetakse saavutada mingisugust stabiilsust või kiirust või mida iganes siis soov saada. Vaatame praegused originaalmõõdud ära kõigepealt, et siis oleks meil võrdlusmoment ka olemas, kui palju me siis laiemaks või kui palju me madalamaks sõiduki saanud. Võtame siit samast lihtsalt kõige visuaalselt paremini nähtavast kohast, astmelauast, mis on praegust maast 28 sentimeetrit on kõrgus, ehk siis eeldatavalt me peaksime saama vähemalt 10 senti madalamaks. Siit masina laius hetkel on 110 eest rehvidest võttes. Pakiraami kõrguselt on ta siis praegust 96 sentimeetrit kõrge. Ja siis teeme, vahetame ära amordid, otsime, vaatame, mis meil laos siia pakkuda on. Paneme siia ratta laiendused, ehk toome rattad välja poole, vahetame rehvid ära, sest rajapaale nii kõrgeid rehve vaja ei ole. Paneme kätte soojendused ja vast sellega esialgu piirduksi.
ja tehtud ongi ja nüüd on meil paras kart valmis. Aga vaatame, mis nüüd mõõdud tulevad. Kui enne oli meil siit astmelauast kõrgus 28 sentimeetrit, nüüd on 15 sentimeetrit. Et 13 senti tõmbasime teda allapoole. Kui me enne mõõtsime laiuseks oli 110 sentimeetrit, siis nüüd võtame siit 124 senti. Ehk siis 14 sentimeetrit ka laiemaks. Laiemaks läks ta siis selle arvelt, et amordid tõid õõtsad rohkem sirgu, ehk siis ta läks rohkem laiemaks ja plantsid panime siis igale rattale 5 senti juurde. Sai siis variaator sai ära tehtud, õigemini panime kergemad rullid sisse selles lootuses, et kergem lendab rutem laiali, ehk siis stardikiirendus on suurem, tippkiirust võtab ta muidugi maha, aga siin ei ole tippkiirusest nagu väga olulist või tippkiirust mis taga jää. Ja kuna nüüd on kõik see tehtud, mis me plaanisime, siis ongi paras aeg minna rajale proovima. Aga aitäh vaatamast!